ma nägin, et temal oli väga palju samad huvid kui mul ise ja eriti selle puhul, et me mõlemad olime missioni meelsusega, mõlemad tahtsime teenida Jumalat ja ma nägin, et tema oli ka valmis ohverdama ja tegema seda tööd, mida mina ise tundsin, oli vaja teha minu poolt ja et tema koos minuga kannaks seda tervet kutsumist, kõik väljakutsed, me rõõmud, raskused, naersime koos, nutsime koos ja tegime Jumala riigi tööd koos. Ja muidugi, kui sa oled noor, ma olin 23 aastat vana, siis ega sa ei kujuta ette, mis need 50 aastat võiks olla, mis ootavad sind. Aga see on nagu üks ususamm ja võtsime seda sammu koos, astusime koos ja hakkasime tegutsema ja mis on hoidnud meid, on see, et me oleme alati hakanud sellega pihta, mis on olemas olnud. Ja koos me oleme seda teinud. Pärast seda, kuidas ma õieti palusin ta kätt, juba tundsin oma südames, et see on õige otsus, aga mitte ainult, mis oli oma tunded, aga see, mida ma arutasin oma mõtetes ja nägin seda, et jah, meil on üks pikk tee ees, aga koos me saame sellega hakkama väga hästi. Mul meeldis asju, mida tal meeldis asju, mida mul meeldis. Me olime mõlemad pühendanud oma elud Jumalale. Ja muidugi see moment oli, kus ma lihtsalt käisin jalutamas, istusin maha ja ütlen, kuule, kas sina võiks minu naiseks saada? Ja tema ütles, muidugi. Õnnelik abielu võti on see, et me arvestame teine teisega. Ma ei mõtle ainult selle peale, mida mina tahan, aga ma mõtlen, kuidas mina saan oma abikaasat teenida, kuidas ma saan tema rõõmsaks teha, mida mina võiks teha temale, sest see on üks piiblik printsiip, et kui me anname, siis me saame. Ja see, et need ei pea olema suured asjad, need ei ole, peavad kallid asjad olema, aga lihtsalt ma olen sinuga arvestanud ja seda ma teen ja et ta teab seda. Üks võib-olla kõige raskem olukord oli, kui me Venemaale 7 aastat vidasime piibleid. Ja tihti ma ütlesin, kuule, Aldo, ole hea, jää kodu oma lastega. Meil oli 3 last, üks oli 1 aastane, teine 2 ja siis 3 oli 4-aastane. Aga tema ütles, et ei, ma tulen kaasa, ma saan hakkama ja iga olukorra läbi, mis tuli teel ja need olukorrad, kui me olime arreteeritud, ma imestasin, kui tugev ta oli ja kui truu ta oli sellele, et ta ei andnud alla, ta ei süüdistanud kedagi, ta lihtsalt oli ustav sellele, mida tema tundis, oli meie kutse koos. Ja see mulle ühel viisil oli üllatus, aga ma imestasin lihtsalt, kui tugev ta oli nende olukordades. Mul väga meeldib Aldoga koos reisida, sellepärast siis me tähelepanu ei ole kuskil teiste inimeste peale, kes nõuavad minu aega ja või nõuavad ühte ja teist, et oled siin ja teed seda ja teed teist. Aga kui me reisime tihti, me ei tunne kedagi, me pühendame üksteist iseendale, ühe teisele ja selle tõttu need on toredad ajad. Ma alati nautin seda, et olla koos, reisida koos, me näeme nii palju põnevat, meil mõlemad meeldib pilti võtta ja lihtsalt niisugused toredad ajad. Aga kui me tahaksime midagi, ütleme, me naudime kõige rohkem võib-olla oma lapsi
aga ja kuidas nemad, et nemad võiks olla samamoodi edukad oma abielus, oma eluga ja siis muidugi nende lapsed. Ja need annavad meile tohutu palju rõõmu. Ma oleks, kuidas ma ütlen, tohutu tänulikud, kui kõik minu lapsed ka teeniks Jumalat ja elaks oma elu maksimaalselt Jumala tahes. Ja see võib-olla annaks meile mõlemad kõige rohkem rõõmu kui midagi teist. See, et meie elu on nii seotud Lootuse külaga, et me elame siin ja see oli mulle kui temal samuti võõras. Aga Alta on inimene, kes tahab kedagi teenida. Temal on teenimise anda. Ja see ei ole vahet, kas see inimene on endine narkomaan, alkohoolik või kas ta on keegi väga tähtsat. Ta võtab neid kõik vastu oma kodus, nagu nemad oleks ise kuningad või kuningannad. Ja minu meelest see süda teenida ja mina ise, need inimesed ei ole inimesed, kes ma lihtsalt aitan abi pärast, ma armastan neid ja ma tahan teenida neid, ma tahan neid aidata, et nende elu võiks olla kõige parem. Ja muidugi kõik, mida meil on, kõik, mida me omame, kes me oleme siin ja niimoodi, on jälle ühine tahe, et lihtsalt olla, kes me oleme, et teistele olla õnnistuseks ja abiks. Ja ma ei ütle seda, et ennast kiita, see lihtsalt tundub nii loomulik ja tore ja teha seda koos on veel toredam.